Millal on vaktsineerimine vastunäidustatud? Vaktsineerimisel on vähe vastunäidustusi, kuid on mõned kindlad, millal siis ei tohi seda teha. Ehk siis, kui mõnele eelnevale vaktsiinidoosile on tekkinud anafülaktiline ehk raske allergiline reaktsioon või siis mõnele vaktsiini koostisosale, seal vaktsiini sees on, sellele on tekkinud niisugune reaktsioon, siis seda ei tohiks uuesti manustada. Immuunpuudulikele lastele on siis ka vastunäidustatud elus nõrgestatud vaktsiinide manustamine. Ja lisaks absoluutsetele vastunäidustustele on ka niisugused ajutised seisundid, ehk kui lapsel on palavikuga kulgev äge haigus, siis peaks vaktsineerimise edasi lükkama. Aga kui palavikku pole, aga on nohu ja köha, kas ka sellisel juhul tuleks süst edasi lükata? Siis ei tule seda edasi lükata, et lihtsalt nohu, köhaga kulgev ja ilma palavikuta haigusi ei ole, siis vastunäidustus. Kuna vaktsineerimine toimub perearsti keskustes, laps on arsti vastuvõtul, siis eelnevalt saab ka lapse ilusti üle vaadata ning otsuse sel hetkel langetada. Kas lapse allergiad on vastunäidustuseks vaktsineerimisel? Erinevad allergiad ei ole vastunäidustuseks vaktsineerimisel, et kui mõne allergeeniga on lapsel tekkinud niisugune korralik anafülaktiline reaktsioon, siis peab sellest kindlasti enne arstiga rääkima ja parima plaani paika panema, et vajadusel saab vaktsiine manustada ka haiglatingimustes. Vaktsiine nii pikalt uuritud, et pole leitud seost, kas vaktsineeritud või vaktsineerimata lapsed haigestuksid sagedamini näiteks astmasse, diabeeti, saaksid atoopilise nahalööbe ehk dermatiidi või autismi. Küll aga on ainuke erinevus selles, et vaktsiin välditavaid haigusi on siis kaitsmata laste seas rohkem. Rohkem infot vaktsineerimise kohta leiab Tervisekassa veebilehelt vaktsineeri.ee.